Jou, tänast videot alustame siis meie uue toetajaga, kes on siis Car Vertical. Kuna me ka ikkagi tegeleme autodega suhteliselt palju, vahepeal kogemata ostame neid, vahepeal müüme neid, vahepeal teeme neid korda, siis jah, neid on ka välismaalt ette tulnud. Esmakordselt juhtus nüüd niimoodi, et ma ostsin endale Soomest Kooppardi oksjonilt kogemata ühe Volkswagen Passati, selle Põlva Passati. Et kuna meil on nagunii nüüd Soome minek, driftiautot viima juhtmestikku ja seadistusse, siis ma millegipärast nagu sirvisin seda ja mõtlesin, et võib midagi odavat ju treilaga tagasi tuua. Et kui me nagu nii tühjalt tagasi tuleme Eestisse ja et ka võitsingi kogemata oksjoni. Nii et vaatame üle, kas auto on avariides osalenud või midagi. Et seda kõike saab Car Verticalist vaadata. Paneme descriptionisse videosse ka meie selle sooduskoodi, millega siis saate odavamalt Car Verticalist vaadata aruandeid. Ja seda kindlasti soovitan teha ennem autode ostmist nii Eestist kui välismaalt, sest et siis ei juhtu mingisuguseid õnnetusi ja jamasi. Masin on siis selline ilus hall metallik diisel automaat, et sees on tükke riides sisu. Mootor läheb käima, auto sõidab. Võiks põhimõtteliselt omal jalal tulla Eestisse. Ja mul ongi Car Verticali aruanne siin. Siia ma panen selle auto VIN koodi ja vajutan kontrolli autot. Nii, ja nüüd hakkabki aruanne valmis saama. Nagu siin näha on, siis erinevaid kohti, kus ta kontrollib, vaatab mingisugused taksolitsentsid, edasimüüjad, politsei, et ei oleks varastatud ja nii edasi. Nii et tänu sellele tulebki selle suure nii-öelda andmetalletusega, tänu sellele tulebki hea päring. Nii et aruanne on valmis. Ja vaatame aruannet. Nii, esialgu on näha, et läbisõit on korras, varastatud ei ole. Kahjustuste kohta ka pole infot ja takso ka ei ole. Toodetud 2003. Nii, siis on siin tehtud mingisuguseid hoolduseid. 2007 on ta toodud Soome. Ülevaatusel pole läbi saanud 2010. Nii, muudetud, kindlustatud, kontrollitud. Viimane ülevaatus on 2018 talle tehtud. Ilmasõidukeid ei ole. Varastatud ei ole. Läbisõit on siin 418 000. Seda ma ei mäleta, mis see läbisõit oli. Praegu tundub, et oli õige. Nii, õnnetusi ei ole. Prillikivi. Varustus. Nii, automaatne 1.9 diisel, Sport Comfort. No siit näeb kõiki neid lisasi. Neid on siin jõhkralt. See on ka väga hea positiivne, et lisasi näitab ja kõiki muid asju. Nii, siin räägib ka nendest asjadest, et mida autot vaadates kontrollima peaks, et mis, kuidas põhivead. Ja nii ongi. Seega tulen jälle selle juurde tagasi, et ennem kui autot ostma hakkad, tee Car Verticalis aruanne. Kui tahad soodsamalt, võta seda läbi meie sooduskoodi, mis link on descriptionis. Ja ega midagi ei olegi, meie lähme Passatile varsti järgi ja siis eelmist episoodi ma sellest tegema ei hakka, sest et ma ei viitsi nende Passatitega tegeleda. Et lihtsalt toon Eestisse, eks näis. Võib-olla läheb uuesti edasi oksjonile, võib-olla läheb lihtsalt müüki, eks näis, aga lähme video juurde.
Open for plans tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Me oleme Pärnus ja auto on teiga pealt maha aetud. Ja mikrimehed muusika taustal vaiksemaks panna. Keera selg, siis on hea. Muusika taustal vaiksemaks panna, ütleb kohe üks mees, me ei saa, üritus käib, ürituse heli ei saa vait panna, nii et pole jälle midagi teha, pead kommentaari panema. Stabilisaator on filmimehel tänu teie kõikidele jonnimistele kommentaariumis. Kaameramehel on suures stressis käsi värisema hakanud, et me pidime stabilisaatorid talle hankima. Vana nüüd sooja alguses, et käsi ei värise, näed, tõmbasime siin finaalidesse välja, vanal niimoodi käsi hakkas värisema. Okei, Piisas ühest finaalist, jah. Ühesõnaga, meil järgmine üritus käes. Meil on siis semi-pro teine karikatapp Pärnus, eks Porsche ringil. See nüüd Audru ring oli, nüüd on vist ametlik nimi Porsche ring või Porsche Audru, Porsche Pärnu ringi, Audru ringi Pärnu. Ühesõnaga, Porsche pani rahad alla ja saime uue nime. Porsche't ei saanud, aga uue nime saime raha. Rada on uus, keegi sõitnud ei ole, keegi sõitis siin, tegid trenni siin ühtepidi, nüüd on rada hoopis teistpidi, keegi proovinud ei ole. Siis, mis ma öelda oskan? Täna on laupäev. Kell on hästi vara. Kell on vara. Me veel magame põhimõtteliselt samal ajal, kui me räägime, aga kuna kogu üritus mahutatakse ühe päeva sisse ära, siis peab parakult alustama ja hilja lõpetama. Päike loojub nii hilja, et me pimedat sõita vist ei saa, aga saame hilja sõita. Ja pikk päev tuleb, ütleme nii. Ja homme on siis pühapäev ja siis on siuke üritus nagu Red Bull Car Park Drift. Red Bull. Kindlasti ütleme kohe ära, et väga hea. Täna võistluse ajal teeme auhinna mängu ka, kus peab siis story'si tegema. Te ilmselt jääte juba hiljaks. Kui sa võistlusel oled, siis sa jäänud hiljaks. Tänaseks on palju vihma ennustatud, aga praegu paistab päike mulle otse silma, nii et rada on märg. Äkki vahepeal kujab ära ja siis tuleb uuesti vihm peale, samamoodi nagu Riias oli, aga tuleb välja, et me oskame vist seda hästi, nii et meile sobib siuke ilm, kui peaks niimoodi minema. Aga jah, ma olen Regama ja teist päeva boksini juba valmis ja kindlasti tuleb tore üritus, ma arvan. Uus rada mulle meeldib. Mulle meeldivad erinevad rajad, saab jälle ennast õppida talitsema ja uue autoga eriti hea harjutada praegu. Jah, sellega ongi see, et see on uus rada kõigi jaoks, et ei ole väga mingeid eeliseid kellelgi, kes on 10 või 20 aastat sama rada sõitnud, et siin on kõik tulevad sama kogemusega peale enam-vähem ja sama ilmaga ka sõidavad kõik. Tuleb huvitav. Meile tuleb üks siuke asi ka näiteks, et jälgige siukest Instagrami kontot nagu E46 Browni. Me loosime seal kõrval sõidu välja kõikide Browni ostjatele. Paneme lingi alla descriptionisse ka, Fast Ironi lehelt saab neid asju osta ja mõtle, saad kõrval sõidu meie autos, nii et olge followerid E46 Brownil ja siis saate teada, mis edasi saama hakkab. Aga teie nii kaua jälgige videot. We'll be perfect together, but you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you were better. We'll be perfect together, but you hurt me so much that I had to leave you.
ringid sõidetud. Auto on täitsa hea. Alguses trennis oli, ütleme nii, et libe, sest et rada oli veel märg, aga praegu on ilm tõmmanud ilusaks, nii et päike paistab, rada on kuiv ja saab sõita nii-öelda auto full potentsiaaliga, eks grippi on. Usaldust ei ole veel nii palju, aga küll see kvalliks tuleb. Ma võtan kokku ennast, luban teile, et sõidame kiiresti. Ütleme nii, et auto on väga kiire, et seal on tegelikult rajal väheseid autosid, mis sõidavad kiiresti ja suure nurgaga, et see auto võimaldab seda. Sõidame kogu aeg ühe käiguga, sellepärast et käiguvahetused on alati olnud siuksed mitte mu väga lemmikud. Möödapaneku protsent on pigem 80, mitte 20. Aga jah, sõidame ühe käiguga, võib-olla vahepeal peab sidurit sõitma, peksma, seal on rajas on kitsas sektsioon, mõtleme ringi ümber rajakaardile jälle. Ma ei tea, kas me rajakaardi leiame, sellega oli mingi probleem. Ikka, ilmselt leiame. Ja seal on siis nii-öelda meil aeglane ala, aga eks me proovime seal suure gaasiga ja nurgaga ja hooga sõita nii palju kui võimalik, et kohtunikule meeldiks. Et ma ei tea, mina tunnen hästi ennast väiksed mingid errorid, mingid klambrid olid natukene logiselt lahti ja ühesõnaga kontrollisime jälle uuesti sillad üle, kuigi tegime seda kodugaraažis nii-öelda, aga no ühesõnaga, see on niisugune uue auto värk, et kui mingi asi lahti tuleb, siis tuleb teine kriips peale tõmmata ja vaadata, et garaažis kindlasti saaks keermeliim nendele poltidele peale, mis on juba uuesti lahti värisenud, mis on pingutatud. Et meil on niisugune väike trikikene, et kõik, kes tega sõidate ükskõik kus alas, siis pingutage kõik poltid üle, tõmmake pingutatud poltidele üks kriips peale ja kui läheb peale võistlust garaaži auto, tõstate peale kontrolli uuesti, siis vaatate üle, pingutad uuesti need poldid, mis on uuesti lahti läinud, selle tõmbad teise kriipsu peale, pingutad ja vaatad, kui uuesti on lahti läinud, siis sellega on mingi probleem, et kas vedurseibid, keermeliim või mida iganes, kas tõmba kormerimaga see palju kinni. Aga jah, me läheme nüüd paraadile ja siis hakkavad kvalifikatsioonid ja hoiame pöiad, loodame, et läheb hästi. Be perfect together, but you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you and I would be perfect together, but you hurt me.
lähme edasi. Ütleme nii, et ma ei tea, võiks ju öelda ju, et tegelikult oleme sõitnud see hooaeg juba kuivaga, onju. Aga see oli siuke Piikeri rada. Ma ei tea, hoopis teine, see on nagu täiesti teine rada, see tundub ilmselt videost lihtsam, nagu konkreetselt nagu autos on ikka täpsus on ülioluline, nagu kuidagi ma ei tea, veetemp sai 85 kraadi. Aga jah, täpsus on kuidagi oluline, hästi korrektselt sõidut tuleb teha ja kuidagi kiiruse ja autode vahed on nii erinevad, et raske on arvestada, sest et minu auto on nagu tundub kiire, aga samas nagu ei ole kiire, sest et praegu Strelkoviga ma nagu ei olnud, ütleme nii, et täiesti ukse all tal. Ta pigem just nagu oli. No ühesõnaga nagu palju tegemist, aga ei, paneme edasi, sõidan, proovin oma sõitu sõita ja... Nii tellisite servise, jah? Rehvi ikaldast ka siis. Rehvi ikaldast. Sitaks mustrit. Jaa, aga paneme praegu uuesti. Ei võtnud. Püss on rataste jaoks, jah? Sa jäid sinna lihtsalt nagu vedelema. Läks ninasse kiiremini. Jah. Ja siis sa jäidki maha, sest et sul oli trajektoor täiesti muidu tempo-wise kõik on sama. Lihtsalt sa jäid sükest asja. Ühesõnaga, jah, sõida nii, nagu sõitma peab ja näita, mida auto suudab ja anna minna. Ühesõnaga saime oma sõidud sõidetud. Alustasime siis top 16-st. Sealt tuli vastaseks meile Frederik Strelkov. Temaga me siis saavutasime tandemvõidu. Mingi hea romuring läks käima selle. Vist alguses oli kohe poole vahetusel sõitis sulle tagant sisse. Müksas mind. Ja siis talle terve aeg Stangel hoisis järgi, kui ta järgi sõitis ja lõpus läks sinu, ei oota, see siis Stange algusesse. Ma ei tea, kus see on. Kohe kui läks ära. Ühesõnaga jälle see sama vasak taga tuli rippus ja Stanget ei olnud täpselt sama seis nagu Lätis oli. Kohe esimese tandemiga minema, pole vaja. Ja siis teiseks top 8 vastaseks tuli meile siis Suven Simemaa. Suven Simemaa. Minge pange ja kirjutage talle Instagrami Siven Sumemaa. Siven Sumemaa. Ühesõnaga tuli tema meile vastaseks ja kvallivõitjad, ta pani kvalifikatsiooni kinni, väga head sõitu näitas, selline sujuv, suure kaarega, mõnus ja väga head sõitu tegi täna. Ja temale me siis kaotasime ilmselt suuresti minu mitte palju trenni saamisest selle autoga ja ega midagi ei olegi. Auto oli nagu selles suhtes hea, et selle taha ei saanud midagi jääda, lihtsalt enda viga oli. Aga jah, vähemalt top 8 punktid ja kvalipunktid, nii et midagi hullu ei ole ja ma arvan, et
saame olla suht üleval otsas ikkagi. Ütleme nii, et jah, tabeli lõppu ei kukkunud, see top 8 tähendab seda, et ma arvan, et me ikkagi jääme sinna top 5 ikka, ma arvan, enne järgmisele etapile minnes. Aga jaa, kõvasti praktikat tagasõidul vaja teha, et teeks ikka oma sõitu, aga lihtsalt õpitav asi. Me pole jõudnud nii kaugele tavaliselt. jah, esimest korrat, kus me üldse nii kaugele esimest korda, sorry. Aga jah, meie jaoks võistlused ei ole läbi. Järgmiseks on siis homme Red Bull Carpark Lift, auto jääb siia, lähme puhkame ja homme tuleme juba vigursõitu tegema. Vaatame, täna ma olin hästi täpne joontega, äkki see on kasuks homseks mulle. Ma arvan ka, et samas nagu arvestades seda, et seal ilmselt just loebki see, et sa oled võimalikult lähedal kellelegi, mitte sellele, et sa ei tohi kellegi muru ära rikkuda, siis keegi kardab. Nii et ma ei tea, võib-olla me oleme üldse parkladrifti kunnid. Seal homme on auhinnaks Saudi Araabiasse minek, nii et tasub vaeva näha, nii et Lars ei hakka seda Pärnusse tuleku kotti lahti pakkimagi, sest meil on kohe Saudi Araabiasse. Ma ostan selle suure valge kitli endale ja plätud ära, ma tahan minna sinna liiva vahele ringi jooksma. Selles suhtes pange kommentaar, kas me peaksime panema endale Saudi Araabia driftile need shake'i riided selga või mitte. Mina arvan, et see oleks naljakas, mehed tulevad Nissaniga shake'i riietega. Ühesõnaga, täna peab veel ka ilusti puhkama, et homme terav olla, meil on homme ka tähtis päev tegelikult. Ei, kogemuste võrraga väga hea võistlus, nii et ei ole hullu midagi ja paneme täie hooga edasi. Muidugi. Stay tuned!